No äratus kõik see pere. Terekest ka. Ega mina pole siin ühtegi pikutanud ja kõhtu sõganud terve pikk aja, nagu mõni ülekaaluline mutt. Mis te arvasite või? Ma tegelesin hoopis, kuidas see nüüd oligi? Elu kestva kroonatõrjega. Vat nii, seda peensõna kuulsin ma Ruta sugulastelt, Läti kärbestelt. No vaata, see kroona kummitab siin ikka ringi ja vanasemu Adalbert mõtleb aina kummalisemaid asju välja, et igavust peletada. Tema otsustab kohe loodusfotu või see filmimeheks hakata. Ei mõeldud, tehtud. Ega siis Adalbert nagu karu Eduard tühja konutamist, nina nokkimist ja asjadega peituse mängimist kaua kannata. Tema ikka rohkem selline tegudeviis. Näed, tuiskabki teine juba nagu noor hirv mööda külaringi ja otsib põnevaid filmis okakke või see objekte ikka. Vaadake, kus põõnab. Tema lembit. Ta on nii vana, et ta võib päev otsa magada. Ma tahaks ka kunagi nii vana olla, et ma võiks päev otsa lihtsalt magada. Aga ei, minu saatus on olla kuulus filmimees. Seega mina lähen vaatan. Hallo. Lembit, ärka üles. Ei, ta ei ärka midagi. Ainult vurrud võdisevad. Aga mina lähen vaatan, mis sipelgad teevad. Nemad on ju nii usinad. No nii, sipelgad, rääkige, kuidas teil siis elu on. Kuulge, ega teie seda kroonat näinud ei ole. Ja ühtlasi, Klaus ütles mulle, et 100 ei tohi koos olla. Aha, teid ongi siin ainult mingi paar tükki. Olete kõik ilusasti kodudes ja... Aga miks te mulle ei vasta? No hea küll. No kui te ei taha minuga rääkida, siis las nii olla. Olgu minul see kurb saatus. Ega loodus stsenaristi elu ei olegi väga lihtne. Ma tean. Ma lähen otsin Jaagu ülesse, ta elab siin samas ja küll ma temalt selle välja uurin. Kosti kaunis alamikko, kosti kaunis tampa. Tule välja, et sa peate seal Rutaga juukseid või? Kas keegi? Jestas, Adalbert, anna andeks, ma mõtlesin kõik pakku pannud. Kuule, tule üles, ma panen riidesse. Tulen küll, mul on küsimus ka. Mis küsimus? Väga tähtis küsimus. Mis küsimus? No küsimus järgmine. Kas sa kroonat oled näinud või? Kroonat? Tead sellest midagi või? Ühesõnaga, kroona tunnused, tunned ära. 2 meetrit pikk, üleni roheline, haiseb nagu buss, 11 varvast, mõlemal jalal, mõlemad täiesti puseritti, eks ole. Oota natuke pea, natuke hoogu. Mis nüüd on? Ma ei jõua seda Tule peale kolakat või? Hoia vahet. Oota, ma panen selle kolaka maha. No räägi nüüd. Nii, ühesõnaga, tema ei talu üldse seda ei korda, ei distsipliini, ei puhtust. No sellepärast ma küürisin ennast siin avalikult niimoodi. Ma mõtlesin, kedagi ei ole enam, et ta on ära kimbutanud. Ja tead, ta tahab tulla öösiti sulle külla. Jah, kell 3 öösel. Nagu kodukäija. No peaaegu nagu kodukäija. Ja tema tahab juua seal õunamahla. Ja siis sina ei saa ju magada, sa suhkrut täis, sa on hüperaktiivne. Ja tead, ma ütlen, sellist külalist ei taha mitte keegi endale külla. Ja tead, sellepärast ma igaks juhuks julgäkki ta on sul siin kuskil peitos. Ei, minul seda küll ei ole. Ma kartsin, et äkki ta sinul on. Minul? Ei, mind ei võta miski, ma noor metsapull. Tead, mul on sulle ka uudis ju. Ma käisin Helmi juures, ma käisin Mati juures ja nemad rääkisid mulle, et see kroona, ta kardab igavesti kõvasti, kardab seda, mis ta nüüd oligi, jõmina näppu. Mida? Jah, just täpselt. Oota, kuule. Tule välja, ma õpetan. Mis ma siin ikka peeruvalgel istun, tead, tule ävar, ma tulen välja. Tule välja, ma õpetan sulle. Oota, mis? Lurina supperupp? Jõmina nupp. Sudina sutt? Jah, sudina sutt oligi see õige asi. Sudina sutt, jah? Ta õpetan sulle või? Tahan küll, Võta käest. Võta käest. Puhja. Apti.
tal jalga vana kulunut toss, et ei tuleks minu vaiava roheline boss. Tule Aadu, lähme sauna, seal saab palju nalja, joome uksed piidal kalja, kroonad läheb endast välja. Naabrimees Roosit nimeks on tal kärbes ja kätte kääritab ta moosi nagu Moona Lottemaal või siis Liisa, hing on Liisa, sest on linnast väljasmaal. Ei just kärbest maha murra mingi haisev koroona.